Selles videos tutvustame teile kõige värskemat mudelit Toyota Yaris, mis on välimuselt saanud disainielementega WRC sarjast. Tegemist on väikeautode poolest kõige turvalisema autoga, millel on kõige rohkem jälgimise süsteeme, kaasa arvatud jalaga käija tuvastus pöördel. Ja mida teistel väikeautodel ei ole, on keskmine turvapadi, mis avaneb juhi ja kõrvalistuja vahelt. Esimese asjana tutvustaks tagaluuki. Tagaluugi avamine nagu ikka siit nupust saab avada. Siin on kaamerasilm, mis tuleb puhastada niiske salvrätiga juhulkummust ja pagasiruum. Seda osa saab lahti võtta, tervenist ära tõsta, istmed alla lasta ja saab tekitada suurema pagasiruumi. Põhja all on nagu ikka sõiduautodel täna rehviparanduskomplekt, kompressorvaht, ohukolmnurk ja pukseerimiskonks. Sulgemiseks on siin koht olemas, kus ta alla tõmmata. Edasi minnes tankimisava. Tankimisava on alati Toyotadel vasakul pool, juhi pool ja avaneb tema samamoodi jalgade juurest. Tõmbate hooba ülesse, kaan lahti, tõite korgi eest ära, saate tankida. Kuna tegemist on ainult bensiini- või hübriidmudelitega, millel on uued mootorid, siis diiselmootori varianti ei ole, diiselkütust ei tohi tankida. Valida võite ise, kas 95 või 98, mõlemad kütused on sobivad. Kapoti avamine käib siit jalgade juurest, seest ja siit edasi liikudes. Nagu ikka paremalt poolt märgi juures käsi alla, leiate üles hoova, millega avada. Ainukesed kohad, miks siin käia üldse, on klaasipesuvedelik, mis on juhil vaja ise täita, see on sinine kork, pilt on peal ja enamasti meie poolt välja minevatel autodel on ta täis pandud. Tegemist siin autoga on hübriidautoga, kus on näha kaks mootorit, nii bensiinimootor 1.5, kus mootor asub siin, oli lisame siit, kontrollime siit ja hübriidimootor. Töötavad sünkroonis koos, eraldi. Ise mõtleb kogu aeg ja juht saab ise mõjutada, kui tihti ta vahetab või kui kiiresti vahetab elektri peale üle. Oluline koht on veel see, et kuna siin ei ole näha käivitusakut, käivitusaku on pagasiruumis, suur aku on tagaistme all. Juhul kui nüüd aku on tühi, siis aku, käivitamiseks on vaja avada see kate. Siin katte all on olemas krokodillide jaoks plussklemm, see on punase kattega, plussmärk on peal. Panete plussklemmi siia, miinuse panete siia paljapoldi külge ja saate auto käivitada. Ja kui on käima pandud, siis kõik ilusti tagasi, kaan peale ja saab vaadata, mis oli viga, et aku tühjaks sai. Sulgemiseks tikku oma koha peale tagasi. Lasete kukkuda umbes nii kõrgelt ja ongi valmis. Ja siit edasi lähme salongi. Salongis istme reguleerimine on siit eest manuaalselt, edasi-tagasi. Üles-alla on külje peal kang, kas pumpad üles või alla ja viimane kang on seljatugi. Rooli reguleerimine on toodud siia külje peale, lükkad kangi alla, saad üles-alla sisse-välja liigutada rooli paika ja lukustada ära. Edasi minnes on kaugtulede vahetuse nupp siin. Tulede reguleerimine üles-alla, et ei pivestaks vastu tulijad, kui midagi rasket on taga. Tulede kangi jätaks autofunktsiooni peale, vahetab ise tulesid, päeval päevased tuli, pimetaks läheb lähituli peale ja kaugtulesid vahetab radar ise, juhul kui te olete selle valinud. Ukse peal on elektrilised aknatõstukid, manuaalsed uksed kinni-lahti võimalus ja akende blokeering ning peeglite reguleerimine, parem-vasak, üles-alla parem-vasak. Tulede kangile soovitame jätta selle valge osa või joone auto peale, siis ise auto otsustab, mis hetkel, mis tulesid kasutab päeval päevasõidutuli, lähituli või automaatselt vahetab kaugtulesid. Udutulede valik on siit, esimene nõks on esimese tuled, teine nõks on tagumine udutuli, nullikeeratis on maas. Ja suunatuli sama kangi alt, parem-vasak ja õrnalt võetades teeb 3 korda. Siipalt roolilt on valikud telefoni vastuvõtmiseks, üles-alla valikud, mis valikud soovite ekraanilt vaadata valida ja paremalt vasakult valik. Esimene, mis te näete, on keskmine kulu ja palju saab sõita. Nullide saab keskmist kulu oknuppu peal hoides. Allapoole liikudes tuleb valikuna raja jälgimine. Järgmiseks on raadio. Läbitud distants palju võttis aega. Siit saab paremale liikudes vaadata energiamonitori, rehvi rõhkusid.
allapoole minnes veel siis seaded, rae jälgimise seaded, kus siis võiks panna kõik maksimaalse jälgimise peale, rooli vibratsioon sisse, see annab siis vibratsiooniga märku, kui on joone liiga lähedal peal. Ja veel paremini minnes on kokkupõrkeännetus, mida ma kindlasti tungivalt soovitan sees hoida. Tema võib teie elu reaalselt päästa ja jälgimise võiks jätta siis maksimaalse jälgimise peale. Märkide tuvastus nende kuvamine ekraanile. Jah, las kuvab, ärge usaldage alati, ei pruugi kõike õigesti näidata. Ja lõpus päris on siis meil refi nullimine, refirõhkude nullimine ja tagaistujate siis meeldetuletuse mahavõtmine, et ta ei näita siis, kui keegi taga istub, et vöö kinnitamata on, aga see võiks olla pigem sees. Ja viimane valik, kus saab valida siis ka keelt ja ülendased on paigast, nendega siin midagi tegema ei pea. Ja lõpuvalik on siis veateated, juhul kui mingi veateade tuleb, kuuvad teil siia ja alguses tagasi. Alt siis valikud veel pluss-miinus raadio väiksemaks kõvemaks ja hääl valimine töötab siis inglise ja vene keeles, et eesti keeles ta ei tööta. Siiale poole liikudes on valikud siis ülevalt adaptiivse püsikiirushoidja distantsi valik, siit valite endale distantsi, mis tees olev auto kohiab, rae jälgimise sisse-välja valik, siit nuppudest alumine on siis kiiruse piiraja, ülemine on kiiruse hoidja. 90+ inimesi kasutab kiirushoidjat, ühesõnaga vajutab siit sisse, seti peale alla pannes, siis ta jääb hoidma seda kiirust, millega just sõitsite ja pluss-miinus üles-alla saate reguleerida. Cancel või vajutada pidurit läheb maha. Mode, valikud raadio pealt, USB auks ja nii edasi ja kanalite valik. Kojame kank. 0 asendist üles lükates teeb alati ühe korra. 0 asendist 1 nõks alla on intervall, ühesõnaga vihmasensor hakkab tööle ja intervalli valite siis siit, palju ta ühesõnaga vett kogub enne, kui ta pühib. Ja mida allapoole, seda kiiremini ta toimetab. Talvel soovitan hoida 0 asendis. Enda poole tõmmates pritsid esiklaasile ja tagaklaasile lükkad endast eemale, pritsib tagaklaasile. Ja kojamees tagumine hakkab tööle siit, keerates intervall või kogu aeg töötab. 0 keerates on seisab. Nüüd tähelepanu. Siin laajal on SOS nupp. Niisama seda nuppu siis ei ole tarvis vajutada, sellega võib kaasenda muidu trahv. Seda nuppu on tarvis vajutada sellisel hetkel, kui on auto sattunud avariisse, turvapadi ei ole avanenud ja olete autos kinni. Sellel hetkel võtate kaane eest ära, vajutate SOS. Selle nupuvajutusega läheb GPS-koordinaadid häirekeskusesse, teie poole hakkab liikuma auto ja teiega võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Seda nuppu ei ole vaja vajutada sellisel hetkel, kui olete sattunud avariisse ja on avanenud turvapadi. Siis läheb automaatselt juba signaal teele. Järgmiseks raadioekraan. Home nupu vajutades tuleb selline pilt ette, kus näeb ära hübriidautol näiteks energiamonitori, telefoninfo, raadioinfo. Menu nupu all on kõik nupud eraldi välja toodud. Esimene on siis audio. Siit saab valida siis, mis valikut soovida kasutada, FM, AM, USB, Bluetooth ja nii edasi. Lemmikute alla siis saab oma 6 lemmikraadiot tuua. Listi alla kuvatakse kõik raadiod, mis antud asukohas siis auto leiab, saab siit otsida, vajadusel siis valida välja omale sobiv raadio ja viia see omal lemmikute alla. Näiteks, kui seda siin ei oleks, siis hoiad nuppu peal ja ta salvestub sinna, kus te hoidsite nuppu peal. Heli, kuidas autos tundub siis või kõlab, saab reguleerida siit selle valiku alt. Kõlarid, mis kõlarid mängivad, kus ees taga parem-vasak, et reguleerida heli kvaliteeti. Ja automaatne heli valjenemine vastavalt kiirusele, siis mina isiklikult soovitan MIDI kasutada. Tagasi home, menu, telefoni ühildamine Bluetoothiga, kokku saab 5 telefoni ühildada, sõidu ajal kõnesid vastata. Info all on energiamonitor, kus siis näeb ära reaalselt, mis mootorid töötavad hübriidautol ja millal toimub laadimine. Pildi peale juhul tulevad punased jooned on bensiinimootor, kollased jooned elektrimootor ja rohelised on laadimine ja siin näeb ära ka siis aku laetavuse. All valikud on veel trimmed information, kus on siis näha minutiliselt tulbab palju võttis kütust ja history mingisuguse distantsi peal, näiteks Tallinn-Tartu näitab ära suure tulbana siis keskmise kütuse kulu. Siit vaate ma soovitan jätta alati energy peale, juhul kui te soovite home vaatesse seda pilti kaasa tuua. Menü. Viimane valik on setup, üldseadet, keel, saate reguleerida, mis ka home vaates siia pildile tuleb valikut. Juhul kui te soovite Android Auto Apple CarPlay'd kasutada, siis kindlasti teha siit valik ära, muidu ta ei ühildu. Piipheli sisse välja, taustavärvid
ja üks oluline koht on veel delete all personal data, et saab kustutada kõik andmed ära. Bluetoothi all näeb ära siis, mis on siis ühesõnaga registreeritud telefonid, lisada uut, eemaldada. Audio all on kõik paigas, telefoni all saab valida siis helinatooni, sõnumitooni ja nii edasi. Ja ülejäänud asjad peaks olema kõik paigas. Door lock, jah, just. Ja home vaade. Juhul kui sõidate pimedal ajal või lähete auto kinno ja ekraan häirib teid, siis jätke meelde, et menüü nupu alt vajutades tuleb siia alla display. Display peale vajutades siis screen off valik ja pilt läbi eest ära. Tööle hakkab siis, kui vajutad ükskõik mis nupp. Üldiselt raadio siis vaiksemaks kõvemaks saab ka siit ja sisse välja sellest nupust. Selle raadioekraani all on siis ohutulede nupp, kus saate ohutuled peale. Järgmisena kliimablokk, temperatuuri valite siit. Soovitan kasutada autofunktsiooni, reguleerib ise, kuhu palju on vaja, et täita seda temperatuuri, mis te valisite. Ja temperatuuri enda valik toimub sellest nupust. Siit valite kiirust. Et kiiruste otseselt siis manuaalselt valima ei pea, kui kasutada autofunktsiooni. Siis väljalülitusnupp, soovitan alati sees hoida pigem, las õhk liigub autos, see teeb head. See nupp suunab kõik õhuesi klaasile, et udust või jääst kiiremini puhtaks saada. Küljepeeglid, tagaklaast soojendus. Kuhu puhub manuaalne valik. Siin on valik, kuidas kliimaseade üldse töötab, ökonoomselt, kiiresti või normaalselt. Suvel soovitan kasutada ekot, puhub vaiksemalt külma õhku, et ei puhu kurku haigeks. Ja talvel kasutan mina meediumi, täita seda temperatuuri kiiremini, mis ma olen valinud. Siseringlus, välisringlus ja AC konditsioneeri nupp, soovitan sees hoida aasta ringselt, suvel ta jahutab, talvele viib välja niiskusi, mis jalgadega autosse toote. Siin allpool on juhi istmele siis istmesoojendus, kiire ja aeglane. Siinpool sama lugu ja USB pistik, kust saab telefoni ühildada ära raadioga ja kasutada Android Auto Apple CarPlay'd. Ja selleks on kindlasti vaja siis originaal laadimisjuhat. Järgmiseks käigukang, valikud siis park, reverse, neutral, drive ja nõrg B. Park on park, käik on väljas, rattad on blokeeritud, R on tagurpidi käik, neutrali siis otseselt igapäevaselt ei vaja. Drive on edaspidi käik ja nõrka B-d siis juhin tähelepanu, et seda ei ole meil Eestis vaja kasutada, see on mägipidur. Seda valides hakkab teie sõitu siis takistama. Sõidurežiimid valik on siin, Power, Eco, Normal, veo ja kontroll on off, seda kasutada siis, kui olete näiteks lumme kinni jäänud, et ratas saaks vabalt pöörelda. Ja EV mode, see on siis 4. sõidurežiim. Kasutada saab seda nuppu ainult siis, kui bensiinimootor on täiesti soe, aku on täis ja vajutades seda nuppu saab sõita 2 kilomeetrit elektri pealt, kuid aku sõidetakse tühjaks, uuesti laadimiseks on vaja pidurduskütust. Kokkuvõttes on kütusekulu sama või rohkem. Hold B, soovitan kasutada eriti linnas. Seda nuppu vajutades siis auto peab muidugi liikuma. Tuleb roheline märge armatuuri. Fordi taga, kui nüüd seisma jäädes vajutad korraks tugevne pidurit, tuleb armatuuri hold kollast värvi kiri. See kollast värvi kiri ongi juhile nüüd signaal, et pidurid hoiab auto ise peal, võib piduri lahti lasta ja tähendab siis liikumiseks lihtsalt vajutad gaasipedaali. Käsipidur on elektriline antud autol, bensiinimootoril on ta manuaalne. Käsipidurit siis ise nuppu kasutama ei pea, sellepärast, et nii kui te valite käigukangil drive, läheb ise käsipidur maha, nii kui panete parki peale, läheb ise käsipidur peale. Hoiustamiskohad ja laekad, asju saab hoiustada siin üleval, kindalaeka üleval, käigukangi ees ja kindalaekas. Ja laegas siin, kuhu saate väiksemaid asju panna ja eest ära võtta.